Täna on 19. juuli ja kell on kuskil mingi 10. Põhimõtteliselt me hakkame minema nüüd Kreekasse. Et eks siis näeb, kuidas see sõit kujuneb, mismoodi seal see värk on, kas see poliitiline seis on siis hull või ei ole. Okei. See on selline seisukoht siin Leedu alguses, kus me peaaegu iga kord oleme vist söönud šašlõkki. Seda tänagi. Ja et ega siin suurt midagi muutunud ei ole. Kõik näeb enam-vähem niuke välja, nagu ta. Naine on 50 aastane. Ei ole veel. Ei ole veel. Isegi see pole veel muutunud. Ja esimene hommikusöögi paik ja hotell, kus me magasime Suvalkis, Kosmitsis. Pole paha. Täna on 3. päev meil reisist ja oleme siis selles veekeskuses. Et selles mõttes on küll halb, et mitte keegi ei saa midagi aru. Ei, üks tuli siukse tambiga. Muus on ka sealt ülevalt tulemas, ma tahan teda sealt filmida, aga ma ei näe, millal ta järjekord tuleb. Ja siin ei saa eriti keegi aru midagi ja siis on nii raske on siin hakkama saada mingid kellad anti. Midagi oli nüüd valesti. Et aga no muidu päris uhke tundub olevat. See tundub niuke rohkem tiitade värk vist olevat. Aha, nüüd on poissi näha seal juba. Varsti peaks tema järg siis jõudma. Tulebki. No püksid jäid jalga või? Ta läksid ju püksikumm tuli ujukatel ära, nüüd on mingite X-pükstega siin. Ja, aga okei, ükskord sai ära sõita. Poiss tahtis proovida sellest punasest torust ka tulla, aga ei, see pole tema veel. Aha, ei on seal järjekorras, jah. Okei, vaatame. Nüüd läheb see tüdruk ja siis on järgmine ongi. Nüüd vist tuleb see tüdruk. Tule sealt kedagi, kurat, ma ei tea. Aha. No nüüd läheb vist või?
välja lendama. Hommik Kreekas. Koha nimi on Vergina ja siin on selline asi nagu Philippose hauakamber, Philippos teise, kes oli siis Makedoonia Aleksandri isa. No ja siin on siuke uhke, suhteliselt uhke elamine, kus me siin olime. Hotelli nime all. No, pärast saab väljaspoolt ka vaadata, aga tuba nüüd hommikul ärkamisel järel näeb nuke välja. Üks mees teeb näo, et ta magab veel, aga ma ei usu väga sellesse magamisse. Vaatame, võtame zoomime lähemale. Ja, võt nii palju magabki. No võt meie see hotell näeb selline siis välja. Marmorplaadid siin kõik põrandal puha ja no tegelikult päris ilus hotell tundus olevat. Meil on siis siia on serveeritud siis hommiku söök tuleb midagi, mida ma veel praegu ei tea. Aga üldiselt see Kreeka elu on selline. Jah, kohvi. Siin vastas on ka mingi maja kõrval oli kirik, tagus kell, hakkas siin poolest ööst taguma aga neil on aed, on neil ilus. Peremees istub joob hommikukohvi. Okei, niukene see värk siin on siis. Esimene üllatus siis Kreeka maal on see, et see Philippos teise hauakamber on suletud konserveerimise eesmärgi. Ega kas see ikka on see? No, on küll. Et aga kuskil siin ta peab olema ilusat. Mingit infot kuskil ei olnud, et ta suletud on, aga noh, nii ta on. Väraval on vägev taba ees ja putka on maha jäetud ja võt nii, siis vaatame veel seda vaadet natuke sellele ja ongi kõik, läheb minema. Just sinna muuseumi poole, kui üle tee läheb siuke tegelane. Ma ei tea, kas need elavad siin vabas looduses siis. Uskumatu, äkki elavad. Kilpkon. Või on ta lasknud jalga kellegi juurest. Jõudsime õigesse kohta ja siin on muuseum ja selgub, et siin me saime mingid voldikud ja siin on selle Philippos teise hauakamber on siin, see kus me algul olime. See oli seal ainult palee tähendab väljakaevamise koht, kus oli siis 10 200 ruutmeetrit suur palee. See on hektari suurune, igavene jurakas ja see on olnud siis Partheoni järel nagu tähtsuselt teine ehitis selles vanaaegses Kreekas. See on siis, ja siin, kus me praegu oleme, siin on siis nagu see Philippos teise hauakamber on siin all, siin sees on muuseum, seal ilmselt filmida ei tohi, aga noh, ma vaatan. Ja siin on iseenesest on Muinas-Kreeka linna Aigai asukoht ja varemed. Et see on siis Makedoonia kõige põhjapoolsem, kõige tähtsam linn ja noh, siin mingid voldikuid ka nägime, seal all on igasugust kulda ja karda palju ja see on ilus ja uhke, aga noh, iseenesest on nagu niuke park, koeri on siin jubedalt. Kui me korra seal maha istusime, siis tuli 3 tükki kohe juurde, kõik olid, üks oli suurem sõber kui teine. No ja nüüd siit lähemegi maa alla. Pilt ka, okei. Filmida ei lubata ja üks noorik meid kogu aeg jälgib, siis ma teen siin salaja väikest pettust. Siin on ühesõnaga need haudade jäänused, neid on 4 tükki siin. Ja siin on igasugused eksponaate ja värke, kulda, karda ja savinõusid ja asju, jutut on kõik juures. Siin on siis tombüks, noh, see on siis, saan aru,
esimene asi. See on nüüd see, siin on veel üks avakamber, aga nad on siin nagu hagijad kallal kohe, aga nad ei lase filmida. Aga noh, 3. tomb, arvatakse, et Aleksander neljanda siis see avakamber. Siin on läbilõige ka. Siin on nüüd neid kuld, ehteid ja hõbe. Siin on kellegi kuldkroon ja kontide nõu on see hõbedast. Siin on mingisugused inkrusteeringud tunduvad olevat ja siin on üks hõbenõude komplekt, päris uhke töötlusega, ennem oli ka. Στην καρδιά της Μακεδονίδος γης, στα ριζά του βουνού των Μουσών, βρίσκονται οι Αιγές, η αρχαία πρωτεύουσα του βασιλείου των Μακεδόνων. Στον κάμπο, δίπλα στην πόλη, απλώνεται η αχανής νεκρόπολη, ο τόπος όπου θάβονταν οι βασιλιάδες. Ο θρυλικός πλούτος της βασιλικής νεκρόπολης και η δίψα του εύκολου κέρδους οδήγησε τους αρχαίους τιμωρήχους να αναζητήσουν την τύχη τους στα σκιερά υπόγεια των τάφων, αψυχώντας το φόβο και το μίασμα. Και είναι η ίδια η απληστία τους που κίνησε το μοχλό της τιμωρίας, αφού συχνά οι ανίεροι σύντροφοι, για να είναι λιγότεροι στη μοιρασιά του κέρδους, δολοφόνησαν ο ένας τον άλλον και άφησαν βιαιοθάνατους να στοιχιώνουν τα μνημεία που οι ίδιοι είχαν λίγο πριν παραβιάσει. Το πιο σημαντικό πρόβλημα που είχαμε, το άμεσο πρόβλημα, ήταν πώς να μπούμε σε αυτόν τον τάφο. Και εκεί πια ακολούθησα τους αρχαίους τιμωρήχους. Την ίδια δουλειά κάνανε και εκείνοι, την ίδια κάνουμε και εμείς για διαφορετικούς σκοπούς. Η δίψα της γνώσης οδηγεί τους αρχαιολόγους στον δρόμο των τιμωρήχων. Η σκαπάνη παραμερίζει το χώμα. Φράσματα αρχαία έρχονται στο φως, γίνονται μνήμη. Οι ζωντανοί ρωτούν τους νεκρούς. Ο αρχαιολόγος γίνεται διάμεσο ανάμεσα σε αυτούς που έφυγαν και αυτούς που είναι τώρα. Στο θέατρο των Αιγών δολοφονήθηκε ο Φίλιππος. Ήταν μαζεμένοι στο θέατρο όλοι οι καλεσμένοι για τις δάμες της κόρης του, αντιπρόσωποι από όλες τις ελληνικές πόλεις, οι Ευγενείς, οι Μακεδόνες, ξημερώματα λέει ο Διόδωρος πριν ανατείλει ο ήλιος. Και ύστερα από λίγο ο Φίλιππος έστειλε τα γάλματα των 12 θεών και ένα 13ο το δικό του. Μαζί με το ήταν ο 13ος θεός. Οι αρχαίοι αυτό το αποκαλούσαν, το θεωρούσαν ύβρι, δηλαδή αλαζονία, προσβολή προς τους θεούς. Και πίστευαν ότι έρχεται η τιμωρία αμέσως. Και πράγματι ήρθε η τιμωρία μέσα σε λιγότερο από ώρα. Γιατί μετά που μπήκαν τα γάλματα, κατέβηκε ο Φίλιππος με τον Αλέξανδρο, τον γιο του, τον Μεγαλέξανδρο, και τον γαμπρό του, τον Αλέξανδρο, τον βασιλιά της Υπήρου που θα δίνει στην κόρη του, είπε στους φρουρούς του να μην μπουν μαζί του, να φανεί ότι δεν είναι τύραννος. Και μπήκε από εκεί σε κάποιο σημείο εδώ στην Ορκίστα. Μόλις μπήκε τον δολοφόνησε από τις Ελληνίες. Η ταφή του Φιλίππου είναι η πιο πλούσια και μεγαλοπρεπής νεκρική τελετή που γνώρισε η Ελλάδα των ιστορικών χρόνων. Τα ευρήματα δικαιώνουν τη μαρτυρία του Διοδόρου για τον Αλέξανδρο. Της ταφής του γονέως, την ενδεχομένη επιμέλειαν ποιησάμενος, κατέστησε τα κατά την αρχήν πολύ κάλιον οι πάντες προσερόκησαν. Η
γυναίκες έπλυναν το σώμα του νεκρού βασιλιά, το άλυψαν με λάδι και μοίρα και ντυμένο με πλούσια ρούχα, το ξάπλωσαν σε χρυσελεφάντινη κλίνη. Ύστερα άρχισαν το μυρολόι. Ο γιος του, οι συγγενείς και οι φίλοι, οι Μακεδόνες εταίροι μαζεύτηκαν γύρω του. Οι επίσημοι ξένοι, όλος ο λαός και ο στρατός πέρασαν δίπλα από τον νεκρό βασιλιά να τον χαιρετήσουν για πάντα. Στο βασίλειο της Μακεδονίας τα χρόνια του Φιλίππου, η παλιά παράδοση, ριζωμένη στον κόσμο των ηρώων του Ομήρου, που ορίζει ότι το σώμα του νεκρού βασιλιά και των εκλεκτών πρέπει πριν κατατεθεί στον τάφο να παραδοθεί στις φλόγες, είναι ακόμα ζωντανή. Στο περιβάλλον του Τιμενίδη ηγεμόνα, που έβαλε την εικόνα του δίπλα σε εκείνες των 12 θεών, η ιδέα του απειροϊσμού του εκλεκτού αμέσως μετά το θάνατό του βρίσκει πρόσφορο έδαφος. Και το παλιό ταφικό έθιμο, τρεμμένο από τη φιλοδοξία, τη δύναμη και τον πλούτο, γνωρίζει νέα έγκλη. Η φωτιά έχει τη δύναμη να μετουσιώνει. Το πυρ καταλύει το θνητό σώμα. Ο νεκρός εξαγνίζεται και μέσα από το ολοκαύτωμα γίνεται ο ίδιος πρόσφορος στον άρχοντα και στην κυρά του Άδη, πολίτης του Δήμου των Ονείρων. Νύχτωνε όταν ξεκίνησε η εκφορά. Η νεκρική πομπή κατηφόρησε από το παλάτι προς την νεκρόπολη. Εκεί, κοντά στον τάφο που χτιζόταν με βιασύνη, επάνω σε ένα πόδι από πληθιά είχε στηθεί ένα επιβλητικό ξύλινο κτίριο. Μέσα σε αυτό, ο βασιλιάς παραδόθηκε στις φλόγες. Μαζί του και πλούσιες προσφορές. Μια πανοπλία, φορεσιές, νεκρικά στεφάνια, έπιπλα, εινοχώες για τις πονδές, αμφορείς με μέλι και λάδι, μυρωδοχεία και αγγεία με τροφές, φρούτα και καρπούς. Στην νεκρική πυρά του αφέντη τους θυσιάστηκαν σκυλιά, οι σύντροφοι τους στο κυνήγι, και 4 άλογα που η παρουσία τους φέρνει στη μνήμη τις νίκες του Μακεδόνα στην Ολυμπία. Όμως το πολυτιμότερο πρόσφορο ήταν μια γυναίκα. Μία από τις νεότερες βασιλικές συζύγους, μάλλον η Θράκισσα πριγκίπισσα Μοίρα. Δεν θα μάθουμε ποτέ αν στα λίγα χρόνια που έζησε στο παλάτι του πρόλαβε να νιώσει κάτι για τον ξένο άντρα. Ο γάμος της, αποτέλεσμα μιας εκστρατείας καρπός πολιτικής σκοπιμότητας, έγινε για να επισφραγιστεί μια συμμαχία. Υπακούοντας τον ιερό νόμο της φυλής της, η νεαρή γυναίκα ακολούθησε με τη θέλησή της τον κύριό της στις φλόγες της νεκρικής πυράς. Στεφανωμένη με λουλούδια μυρτιάς, έγινε η μόνη άλογος. Συντρόφισσα για πάντα της κλίνης του βασιλιά στον Άδη. Η θυσία της την έκανε για τους Έλληνες υπόδειγμα συζυγικής αφοσίωσης, πρότυπο αρετής, μια νέα άλκιστη. Γι' αυτό ο νέος βασιλιάς την τίμησε τόσο πολύ, δίνοντάς της στο ταξίδι χωρίς γυρισμό δώρα αμύθιτης αξίας. Την άλλη μέρα, όταν έπεσαν οι φλόγες, έσβησαν την πυρά, μάζεψαν με προσοχή τα λευκά κόκαλα, τα έπλυναν με κρασί και τυλιγμένα σε πορφύρα τα απόθεσαν σε λάρνακα χρυσή. Επάνω τους ακούμπησαν το χρυσό στεφάνι που φορούσε ο νεκρός και είχε αρχίσει να λιώνει. Ο Αλέξανδρος έκρυψε τη χρυσή λάρνακα με τα λείψανα του πατέρα του στη μαρμάρινη σαρκοφάγο που περίμενε στο βάθος του θαλάμου του νεοχτισμένου τάφου. Ό,τι απόμεινε από το κορμί της Μίδας βρήκε τη θέση του στο προθάλαμο. Ύστερα έφεραν τα δώρα. Τα πράγματα που ο νεκρός αγάπησε όσο ζούσε. Τα όπλα του. Όπλα περίτεχνα και χρυσοστόλιστα, αντάξια του κρατεού μονάρχη. Σημάδια της δύναμης και της θέσης του στον κόσμο. Το βασιλικό διάθημα, ορατό σύμβολο της εξουσίας του. Τα σκεύη που σαν αρχιερεύς χρησιμοποιούσε για τις θυσίες στους θεούς και ακόμη ό,τι θα του ήταν απαραίτητο για την άλλη ζωή. Τις χρυσελεφάντινες κλίνες, τα ποτήρια, τα ασημένια κανάτια, τους κρατήρες και τους αμφορείς με το εκλεκτό κρασί για τα συμπόσια των μακάρων. Ό,τι έρχεται σε επαφή με τον νεκρό είναι ιερό, συγχρόνως όμως και μυαρό. Τα σκεύη που χρησιμοποίησαν για το τελευταίο λουτρό
τα έβαλαν και αυτά στον τάφο. Τα υπολείμματα της νεκρικής πυράς τα έριξαν πάνω. Ύστερα η μαρμάρινη πόρτα έκλεισε για πάντα. Ο τάφος σκεπάστηκε με χώμα. Ο νεκρός βασιλιάς και οι θησαυροί του χάθηκαν από τα μάτια των ζωντανών. Πάνω από το μνήμα υψώθηκε μεγαλόπλεκος τύμπος, να τον βλέπουν οι μελούμενες γενιές και να θυμούνται. Palju rahvast ikka siin muidu käib ja palju siin praegu on, eks ole. Ma arvan, et siin lihtsalt on aeg on selline, et ei ole enam nii väga. See on ikka asi selles, et siin on see majandusseis. Είχε κυδέψει τη μητέρα του, τη βασίλισσα Ευρυδίκη, με τιμές που ξεπερνούσαν κάθε προηγούμενο. Η ιδέα του μακεδονικού τάφου, της υπόγειας άφθα της κατοικίας του εξέχοντος νεκρού, που η εικόνα της θυμίζει παλάτι και ναό, γεννιέται. Ο τάφος, η μορφή του οποίου δίνει υπόσταση στην αντίληψη του Πλάτωνα για την ταφή των ταγών της ιδανικής πολιτείας, γίνεται μια λαμπρή υπόγεια αίθουσα, όπου όλα είναι χτισμένα για την αιωνιότητα. Το μνημείο, μια ακόμα πολύτιμη προσφορά στο νεκρό, θα σκεπαστεί όταν τελειώσουν οι τελετές της ταφής με χώμα και θα κρυφτεί για πάντα στη γη. Οι νεκροί πάντα διψούν. Ένα ποτήρι, κάποτε και ένα κανάτι ή ένα σταμνί είναι τα πιο συνηθισμένα εφόδια για το ταξίδι. Μαζί με αυτά, απαραίτητο φρικιό του νεκρού, μικρά δοχεία γεμάτα μοίρα και αρωματικά λάδια. Οι άντρες έπαιρναν μαζί τους και τα όπλα τους, δώρατα και ακόντια, μαχαίρια και σπαθιά. Οι γυναίκες, νύφες του Άδη, τα ψημίχια και τα κοσμήματά τους. Οι παλιές αρχόντισσες και οι βασίλισσες των Αιγών κατέβαιναν στον τάφο στολισμένοι στο χρυσάφι και την πορφύρα, από το κεφάλι ως τα πόδια. Στα παιδιά έδιναν παιχνίδια, ξύλινα αλογάκια, τροχούλια, κοκάλινα κότσια και πύλινες κούκλες. Οι ιέρειες και οι επιφανείς παίρνουν μαζί τους τα σύμβολα της θέσης και του αξιώματός τους. Στον τάφο μιας αρχόντισσας βρέθηκαν πύλινα κεφάλια, δαιμόνων και θεών,
μάρτυρες σιωπηλοί μιας ενιγματικής τελετής. Σε λιβάδι μυστικό μάζευε λουλούδια η κόρη. Την άρπαξε ο άλλος. Η γη ξεράφηκε, πάγωσαν από φόβο οι νεράγες και εκείνη έγινε αφέντρα του θανάτου. Μη μάκλαυτον άθαρτον ιών όπιτην καταλήτων. Για να περάσει η ψυχή, όπως και αν την καταλαβαίνει κανείς αυτή στην άλλη όχθη και να βρει τη θέση της στον κόσμο των νεκρών, πρέπει το σώμα να χαθεί από τον κόσμο των ζωντανών. Αυτή είναι η θεμελιώδης πίστη που πάνω της στηρίζεται η τάξη του κόσμου. Η ταφή των νεκρών είναι ιερό καθήκον των ζωντανών και επιβάλλεται από τον θείο και τον ανθρώπινο νόμο. Την ώρα που το σώμα γίνεται βορρά της φωτιάς ή εγκαταλείπεται στην αγκαλιά της γης, η ψυχή αναχωρεί. Ταξίδι χωρίς γυρισμό. Χωρισμός οριστικός και αμετάκλητος. Μη μάκλαυτο, άθαρτο, ιό, όπλο. Στον κόσμο των σκιών τα πράγματα αλλάζουν. Το τέλος γίνεται αρχή. Ο έρωτας σμίγει με το θάνατο. Άδης και Διόνυσος είναι το ίδιο. Και η Περσεφόνη το άλλο πρόσωπο της Αφροδίτης. Η κόρη επιστρέφει πάλι και πάλι στο φως. Η Θεά στα μεγάλα μυστήρια έδωσε στους ανθρώπους δώρο ακριβό. Τη γνώση που νικάει το θάνατο. Στα δώματα του Άδη θα βρεις στα δεξιά σου το πηγάδι με το άσπρο κυταρίσι. Μην το πλησιάσεις. Φύγε μακριά. Και τότε θα βρεις νεράκι δροσερό που κυλάει από την πηγή της μνημοσύνης. Επάνω τους στέκουν φύλακες. Θα σε ρωτήσουν τι ζητάς. Μίλα τους την αλήθεια. Πες τους, είμαι παιδί της γης και του ουρανού μετάστρα. Το όνομά μου Αστέριος. Το στόμα μου ξεράθηκε από τη δίψα. Αφήστε με να πιω από την πηγή. Mis välja lähed, siis on see suveniiriputka on selline, see on üldine linnavaade või küla või mis ta siuke on, ega siin midagi väga ei ole. Üsna niuke Itaaliaga sarnane üldine pilt. Seal on muidugi ümber selle on väga palju neid igasuguseid söögi- ja joogikohti, aga inimesi on mega vähe seal. Filmis näitas, kuidas parematel päevadel käib siin siuke vilgas rabelemine ümber nende asjade, et kohe on
aga meil on auto kuskil seal üleval, kui nüüd üles ka leiaks, oleks jumala hea. Filmin teed Meteora poole. Päris väiksed kollakud on siin ka sellised, millega saab igaüks hakkama. See on selline varsti on püstloodis läheb ülesse. Kitsed olid just tee ääres. See on nüüd ikkagi ehe Kreeka maaelu, mis on kihvt tegelikult, aga hirmus aeglane keskmine kiirus tuleb siuke 40-50 kilomeetrit tunnis. Aga teisest küljest siin on nii väike liiklusautosid ei ole, et see annab lootust, et seal Meteoras ei ole mingit hullu turistide järjekorda. Ja see on neil tegelikult suht kõrge kategooria tee. Suht 30-ga saab sõita. 41 näitab praegu. See on nüüd üles mäge ja pärast nüüd hakkab varsti alla mäge minema. See on sama teema enam vastu pidi ainult. Kui nii väike küla tuleb, siis võtta selle kõne, siin on jälle näiteks täiesti okei maja. No ma ei saa võtta niimoodi. Auto sees on kehva. Mis asi on? Et auto seest on siin kehva niimoodi, et postid varjavad pildi ära. Peaks nii ketama hakkama. Täpselt saab üldse aru, et me läheme muidu kõrgele ja kõrgele. Lahava on siin koht, see koha nimi. Lävis. Praegu on juba 28 aeg väljas. Väike mingi kabel või mingi miski asi. Või on bussi pealt. Edal ikka peab mingi religioosne tähendus olema. See muusika on meeleolu loomiseks väga hea siin juures. Nägid, siin oli täiesti adekvaatne toidukoht ja mingi hotell või midagi, siin on lippude posu. Alla saad ka orgu või alla on väga praegu? Aga ei saa. Kuule nüüd hakkame pilvedesse ju. Ei hakka. Vaatsin vahepeal, et läks uduseks juba, aga pole viga, 13 kilti veel. Ei ole, 10 kilti ainult ongi veel pole. Pool tundi läheme rohkem, ei ole midagi. See küll Kreeka muusika ei ole ju, see on mingi Türgi värk vist rohkem. Nüüd küll olla. Kas siin võtab Türgi jaamu ilmselt? Ta võib võtta küll, jah. See on kevast. Näe, kirik ja küla jälle sealt üleval. Nüüd on all päris vägev auk. Nüüd on tõenäoliselt allamäge jälle. Kuule, siin saab juba 60 lõikta. Ei, kaua ei saa. Aha, hakkavad need kaljurünkad ka viita.
ongi juba mingisugused monastüürid peal. No 5,7 kilt. Vaata, see on mingite katustega asjad. No need ongi jah, tõenäoliselt ongi jah. Need ongi vist jah, koostud. See peab lihtsalt sinna alla veel saama. 8,1 kilti kokku, see võib küll olla. Nad on seal nii üksteise otsas. Teed, siis me sõitsime praegu 60 kilti või? 70 kuskil nii oli. Ta oli alguse poole, oli nats parem, nüüd tuleb pidumida. Jaa, selle künka otsas ongi, mul on tuntav vaade olevat. Räägime sinna peame naama. Tee sinna poole kisub ka. Kurat, nüüd tuli ka lähedale. Jah. Miskipärast oli mul niuke ettekujutus kogu aeg, et me sõidame kuskil sinna künka alla. Ja mina arvasin ka. Siis hakkame sinna künka otsa ronima, aga siin tuleb välja, et see paneb sinna künka otsa ja sinna on äkki mingi parkimiskoht ka tehtud ja kõrvad plõnksuvad jälle, tuleb vist madalamale või? Et kõrguste vahed muutuvad. No nüüd oleme siin Meteoras selle kloostri juures ja see asi näeb siin selline siis välja. Et siia saab sisse ka ja me lähmegi siia varsti sisse. Me ei saa ainult täpselt aru, kas on vaja rätik ja seelik naistel või on ainult seelik või on ainult rätik või midagi peab igal juhul siin olema. Aga niukene klooster, seal on pilet. Siin on väike suveniirimüük, busse on siin 50 tükki umbes. Tee ääred on täis. Suveniirid, siin on ainuke söögivärk, mõtlesime, et tuleme sööme siin kandis, aga ei midagi. Okei, vaatame, kas sees saab ka pilti teha. Nüüd oleme siin kloostrite juba sissekäikude juures. Siin käib kaval niuke ehitustöö, näe, tünn tuleb üle alt, sõidab alla. All paneb onu tünni kraami täis ja siis läheb ehituseks lahti. Ja niimoodi arvatavasti on nüüd siin algusest peale ehitatud. Ainult, et alguses ei olnud ilmselt elektrimootor, vaid tõmmati mingite vintsidega, aga jah, nii ta käib. See üldine pilt on siin selline, autod on siis seal üleval ja bussid ja värgid ja nende kloostrite juures seal saab ka käia. Me lähme ka nüüd sinna sisse, proovime saada. Siin oli kõva äri, käis nende magnetitega. Ostsin magneteid, et midagi töökaaslastele pihku pista. Ja no seal on all veel, näed, ma ei võtta ette, kuidas selle otsa saab, aga näe siin ka selleks, et saada, oota, selleks, et sinna ülesse saada tuleb ikkagi ronida, näed, sinnamaani välja paistab, seal on mingi rõdu, üsna selline kõrge ronimine. Vaade on, ma ei tea, mega. Teeme siia alla ka või? Julgeb vaadata.
ei ole ilma asjata öeldud, et see on maailmapärand. UNESCO kaitse ja nii edasi, kuskil seal üleval on uks. Ja seal on ilmselt see, seal saab siis selgeks, kas on vaja mingit kleiti panna naistel või ei ole. Oleme sees ja Anul pandi siuke kitter kästi selga panna, seal ta paistab. Kõigil neil on siuke kaltsum ümber tõmmatud. Siis on okei. Ja siin käib tõsiselt kõva ehitustöö. Ja on näha, mismoodi võlve laotakse. Siin on mingi vana värk tundub olevat muidu, aga remonditud. Ja siin just on praegu see võlvi ladumine pooleli. Et tuleb nagu see võivlagi siit nagu mühinal. See tuleb siin välja mingi koobastik siin on tulemas siit. See on omaette kunst muidugi seda moodi teha seda ehitustööd. Üks munk tuli ka nüüd siia. Kuidas nad kurat elada saavad selle palava ja musta riidega. Et see on ju tegelikult paras piin. Ja küll ta ei taha vist, et teda jõnnitakse. Lähme siia edasi sisse poole. Mis siin siis siuke katusealune tundub olevat ja siin saab siis jaheduse käes olla. Aha. Okei. No pilti ka ja teen pilti ka okei. Aga minge nende ikoonide juurde siis juba. Oli ülivägev, aga kirikus ei lubata midagi teha. Ma siis püüan siin mingi veinikelder. Midagi siit aga ei saa. Nüüd oleme siin üleval, kus kohas praegu see tünn üles tõstetakse. See on täpselt seal all ja meie auto on nüüd seal. Seal ma võin teda natuke suumida. Päris hea koht tegelikult sai. Et see on isegi seal. Isegi päris varjus. Nii, aga see on ikkagi suht kõrgele ronitud siin jalgupidi. Ja siin käib see ehitusvärk. Ma ei tea, kas see muu varustamine ka käib siit või ei käib. Ai. Noh, siin ei ole kuskil kirjas, et ei või pilti teha. Alla võis raudselt teha. Ja noh, mis siit veel siis on? Oi, see on ikka nii pagana sügav, et ja me peame alla ka ronima veel. Ülesse saime, saame alla ka. Kerge see ei ole. No võt siin on, kogu see piirkond on niisugused kloostrid täis. Mis on lärmad poiss? Ellase poiss kõik. Ellad velled. Et neid kloostrid on siin, ma ei tea, võib-olla sadu. Ja no nii nad siin elavad, kuidas nad siia saavad, oma kauba toodud ja kõik, noh ei tea, ilmselt nende tünnidega tõstetakse siis kõik siia ülesse. Autoteed siia ülesse ei tule, ainult selline rada tuleb. Ja autot tuleb sinna panna, noh, pea see metallgi siia ülesse, see tuleb ilmselt selle kraanaga. Siin on nüüd exit. See oli kirik oli vägev, seal ma ikkagi ei saanud kuidagi filmida, sest see oli nii täis joonistatud ja seal oli rahvast nii palju, et nüüd oleme kloostri suveniiri poes. Ma oleks muidugi endale ikooni ostnud igaks juhul, aga Anu ütles, et seda üles panna nii luba ja siis ei ole mõtet osta. Muusika on ka siukene. Tiirud on need ju ilusad. Excuse me. Are you photos? No, läheb siit alla. Üleval sai nalja. Mõtlesin, et ostan vanaisale ka midagi papale. Ja vaatasid, on niisugune 40-kraadine valge jook, 5 eurot.
200 grammi. No mõtlesin, okei, et ostan siis selle. Võtsin juba ära, pakiti ära kõik ja siis öeldi, oi, see pole üldse õige hind, et hoopis 7,50 on. No, mis ma siis üle jäi, pidi 7,50 maksma. Aga võt niimoodi, nad siit alla lähevad, ma ei tea, kas siit peale ka midagi jääb. Aga ega tagasi kummardada ei taha. Võt, nüüd on meil siis see asi käidud. No, nüüd oleme õhtuks jõudnud siis siuksesse linna nagu Idea. Ja siin on see, loksub siin see Vahemeri. Meil on hotellis tuba. Siin on see, käib siuke ranna promenaadimine. Istusime siin ka ja jõime ühe õlle. Käisid selle aja jooksul 3 poissi kerjamas. Näe, üks on seal seisab, vahib seal tee ääres. Ma ühele andsin lolli peaga 50 senti ja siis oli neid tuli 2 tükki kohe juurde. Nii et noh, siuke. Ma ei saanudki aru, kas nad on mustased või nad on mingisugused moslemid või indialased, väga pruunid ja mustad olid. Üldiselt on see Horvaatiaga võrreldes on ta kehvem. Selles mõttes, et see hinnad on kallid, teenindus on vilets, hotellituba oli närune, mingi jama selle wifi'ga pidi seal olema, aga ei hakanud tööle selle parooliga, nii et noh, ütleme, et Horvaatia mina soovitaks küll. Kes tahab mere äärde minna, Vahemere äärde, sõitke Horvaatiasse, saate külme korda parema teeninduse. Ja pilt on ju samasugune, ega see pilt väga ei erine. Noh, pildil muidugi ei ole viga, ilus on. Täna on olnud üks hull päev selles mõttes ka, et on hästi palav olnud. 30, mis ta oli siin, rekord oli seal 36,7. Aga praegu... Jah, me teeme. Praegu on nagu hakkab inimlikuks minema. Kui me sealt konditsioneeritud autost ma välja ronisin, siis ma tilkusin higi umbes seal tund aega. Midagi aita ka, käid ja pesed ja... Apartments on seal. Apartments, jah, noh, et... Hea küll on nüüd meil on olemas juba apartments. Nii, aga hea küll aitab ikka pikk jutt, siit jutt. See on nüüd selle linna, Vahemereäärse linna, mis ta nimi oligi, õhtune melu. Et siin läks nagu elu käima alles pärast seda, kui pimedaks läks. Nüüd on praegu väljas mingisugune 25-6 kraadi, et inimesed said nagu ennast kuidagi pidi liikuma. Ja siis nüüd on siin kõik need toolid ja pingid, mis siin ranna ääres on, need on kõik täis. Nii et see meri on ainult niisugune atraktsioon tegelikult. Ega meie vanad lollid käisime ujumas siin või mõtleme seda merd nagu mingit ujumise värki, aga nende jaoks on see ainult niisugune vaatamise asi. Ja üldjoontes, mida peab ütlema, et nii palju, kui me siin käinud oleme selle sama Vahemere ääres teistes riikides, et see linn kindlasti jätab küll kõige kervem mulje, et see hotell on ka suur petukaup. Siin on konditsioneer, mis laseb kõige madalamaks selle toatemperatuuri 25 veel langeda, rohkem ei lase. Polegi üldse reguleerimisnuppu seal. Siis on seal wifi, mida väidetakse, et parooliga saab nagu sisse ja mis seal ei tööta siin, sest et see levi lihtsalt ei ole niisugune. Siis on mingid televiisorid seina peal, 2 tükki isegi, üks on niisugune, ma ei tea, mingi 60-70 aastate kast, teine on niisugune monitor, juhtmed Raiali ripakil, no ma võin pärast pilti ka teada, sest niisugune mõõtetu asi tundub ole, et ei ole head tunnet. Samas siin venelastel on ju mõnus, sest et see rahvas, kes siin põhiliselt juhlab, on venelased. Ja see muidugi takistabki tegelikult, me arutasime, et see takistabki selle teeninduskultuuri, selle linna arengut, et venelased tulevad siia, nendel on see juba jumala hea, kui nad jalaga tagumikku ei saa igal nurga peal. Ja ongi nii, käisime mingi supermarketis, asja nimi oli supermarket. Ja seal oli mingisugune, oi, see on nii kole mõelda. See hügieen, mis seal oli,
andke andeks, me ostsime küll sealt sööki, sest mõnelt tööd saada. Tegelikult ei oleks tohtud seda süüa. Et ei ole eriti hea mulje. Ja me tegime täna siin ka niisuguse otsuse paistab et ära, et me teeme selle Kreeka tripi osa teeme palju lühemaks. Kui alguses plaanis oli, et kuna siin on niisugune 40-kraadine palavus ka ja see 40 kraadi, no mina ei tea, kuidas, ega see Anu ka väga hästi hakkama ei saa, aga mina ei saa üldse hakkama. Nii kui ma sinna välja lähen, nii ma tilgun, prillid on märjad, ma ei näe enam midagi, ma ei kuule, särk see ikka leib selja külge, vaheta 3 särki päevas, särke mul ei ole nii palju, no ühesõnaga me peame midagi muutma. Ja siis me otsustasime, et me muudame selle ära, et me seda Peloponnost enam ei käi läbi üldse, seal olidki ainult see liitne olümpia staadionid ja niisugune kivünnik, eks ole, siis oli meil seal, põhimõtteliselt olidki seal varemed. Mükeene küll, Mükeenest on natuke kahju ja teeme hoopis niimoodi, et lähme Ateenat me niikuinii tahtnud käia, sest et Ateena on niisugune aja raiskamine. Et näed selle Akropolise ära ja raiskad selle terve päeva või 2. Ja lähme ühesõnaga sinna Thessaloniki alla, hakkame sinna poole liikuma. Meil on seal niisugused looduslikud punktid vaadatud. Need olid enam ka olemas. Käime need läbi ja siis teeme need päevad, mis me võidame, meil on 2 päeva tegelikult siit Kreekast. Et teeme siis České Krumlovi ja České Budajovice Tšehhis, niisugune plaan. Et siis me jõuame ka tagasi õigeks ajaks. Hinnad on siin ka, lihtsalt lähed alla, saad 0,33 saad õlut ja maksad 3 eurot sellest, no mis pagana pärast. Ja siis see teenindus on ka niisugune veel, et see tüdruk, kes seda toob, see ei räägi mingit keelt, ei saa üldse midagi aru, toob sulle vale asja alguses, siis ma ei tea, siis vaidad, aga siis tulevad mingid kerjuspoisid sinna, norivad ja närivad ja nutavad sul seal kuradi külje all nii kaua, kuni siis Anu läheb, kutsub ettekandja. Ma ühele lollipeaga andsin seal raha. Seda ei tohi üldse teha vist. Siis tuli neid kohe juurde. Et ühesõnaga jah, ei ole head tunnet ei ole sellest riigist kahjuks. Vaatame, see võib muutuda. Esimene päeva pool oli super. Et ma ei tahaks nagu, et see sadamalinna mulje jääks domineerima kogu Kreeka üle. Aga et seda mitte rohkem kogeda, me teeme natuke reisi lühemaks. Vot nii. No hommikusöök on vähemalt, ütleme, ei saa öelda, et midagi väga palju süüa oleks või mingi suur valik oleks, aga vähemalt on koha poolest on väga kihtis kohas. Istume siin niisuguse terrassi peal, see Vahemeri siin paistab ja siin on isegi praegu temperatuur on enam normaalne, nüüd saab olla küll. Nüüd paneme siis Delfisse. Nüüd oleme Delfi muuseumis ja siin on nagu lubatud filmimine ja pildistamine ka, aga ei ole lubatud välk. Et see muuseum on nüüd üks osa sellest ja siin on väljapanekud, mis on siis põhiliselt praegu siin on olnud kivi, aga siin on ka nüüd pronksi näha. Pronks, kuju osad ja siis on need on võib-olla päris mingid relvade osad. Siin on ikka need on relvad. Kiivrihari ja siin on tunduvad olevat vist niisugused kallimad kujud, siin on signaga peal. Mis ta siin kirjutab? Noore mehe pronkskuju, kes mängib double flööti, kannab pikka tuunikat ja mantlit.
ja instrument on üle vasaku õla. Okei. Ahah, siin on nüüd juba keraamikat, värvilisi kujuosasid. Ornamendid. On mingi ilmselt mingi tulease ja brons, siin burner. Siin on nüüd pronksrelvad ja otsad ja noole otsad ja kirved ja ma ei tea, mis see väike kirves on. Siin on veel mingid kiivrid. Tundub, et neid annab ikka pähe ajada. Pole nii lihtne. Siin on loomade motiivid. Mingi kuju, siin on 200 suurt kuju. Tunduvad niisugused Egiptuse stiilis natuke olevat. Okei. Pilte tohib teha kujudest ja kõigest, aga ei tohi teha inimestest kujude taustal. Huvitaval kombel, ei tea miks. Siin on nüüd, praegu sai lõpuks selgeks see, et me tulime vastupidi, teistpidise ringiga. No jah, siin on jah, näe vaata vanemad, siin on 7. sajand ennem Kristust. No seal oli lõpus oli juba Kristuse järgne. Siin on mingid savi kujud tunduvad olevat. Ahah, kultuuri algusaegadest. Siin on paistab olevat üks mudel või midagi. Et milline siis see asi siis tegelikult siis välja nägi. Nüüd oleme üles siis tulnud siia Delfi varemete vahele ja see on olnud siin mingisugune tempel. Ja mis ta kirjutab on see, et siin on siis kõige põhjapoolsemad Ioonia sambad, mida siis on. Rohkem põhjapool neid enam ei ole. Et nad on siis seal ülejäänud järelikult seal Peloponnese peal. Et selline on see pilt ja tegelikult see elu läheb ikka päris väga kõrgele välja. Sinnani tuleks välja ronida. Eks me vaatame, kuidas me jõuame ja kes jõuab. Anu küll ütles, et tema läheb ja teeb sealt pildi ära. No, ma ei tea, mul on 2 korda raskem kere sinna vedada, ma mõtlen veel. Kõrgemale me kahjuks ei jaksanud ronida. Me korra olime kõrgemal, aga siis ma unustasin filmimata. Ja siin on ulrahvas. Täna on nüüd siis selline variant, kus Anu sõidab mägedes ja mina saan siin igasuguseid muid asju teha. Tuleme Delfist ja läheme Pelioni 230 kilti. Ahoo, näen, meil toimuvad möödasõidud ja kõik asjad siin, ei ole probleemid. Siin on muidugi see tiirutamine on korralik ja seal paistab see idea all, kus me olime eile. Et noh, ütleme, see Delfi oli ikkagi kihvt ja tõstis jälle seda tuju selles mõttes, et Kreekas ei olegi nii kõige hullem.
olla, aga noh, need hinnad on siin jah niisugused. Mis me siin tegime? Tegime paar õlut ja midagi seal veel ja 16 €. No niisugune kuremise pagana igalt poolt käib niisugune korralik nöörimine. Aga see sõit on siin jah, keeruline. Et siin Kalonka on korralikult otse ja otse ja okei, vaatan pärast veel. Nüüd oleme siin, isegi ma ei mäleta, mis selle koha nimi on. Igal juhul Kreeka. Mingi Neero oli. Jah, mingisuguses rannas. Mingi Kataneero oli. Midagi niisugust, jah. Rannas ja täna juhtus selline asi, et oli siis planeeritud Delfi on käidud ja kusjuures Delfis mõned inimesed julgesid käia isegi päris seal üleval ära. Kõige kõrgemal. Jaksasid käia, jah. Et aga nüüd tulime mere äärde, mõtlesime, et veel meil läks nahka üks värk. Et oli see Pelion oli mingi siuke, no ei saanud, ma väga ei uurinud ka, ei saanud aru, mis see täpselt on, aga et on mingi Minotauruse teema ja siuke, kui me sinna kohale jõudsime kella 5 paiku, siis selgus, et see on mingi rongi niuke väike rong on seal, millega siis veetakse läbi koobaste ja värkide ilmselt ja mis on siuke päevane üritus. Rong läheb välja kell 10 ühest kohast teise, siis ta jõuab, poiss käis ujumas, mina käisin ennem. Me lähme kohe veel ujuma. Ja siis see rong oli oma tegevuse tänaseks lõpetanud. Ja nüüd homme me... Väga soolane on, jah. On siis tugavalt käski midagi või? Nina suhtes tegelikult on väga hea seotud kõigile ninana. On, see on väga hea. Ja siis meil tuli ära jätta see. Nüüd me sõitsime siia mere äärde, keerasime lihtsalt sisse, saime niisuguse korraliku toa koos hommikusöökidega 70 €. Noh, jah, okei, ta kõige odavam ei ole, aga see on oluliselt parem koht kui see eelmise õhtu mere äär. Ja see on kõvasti põhjapool, nii et ilmselt see põhjapoolne värk on neil nagu itaallastelgi on rohkem arenenud. Lõunapoolne on siuke lagunenud majad ja no niuke, ma ei tea. Ja nüüd me siis siin istume, teeme aega parajaks. Vot, et ma mõtlesin, ma räägin väikse, aga see melu on ikkagi selline, et siin on taga on see promenaad, rannapromenaad, seda mööda me tulime mingi pool kilomeeter võib-olla. Sinna poole ta läheb veel edasi, noh siin see rand ilmselt ta läheb veel pikalt. Aga me sinna poole ei lähe, meie hotell on hoopis teiselt pool. Ja siis lähme tagasi. Vot nii. Nüüd on meil õhtusöök. Ja siis Anu võttis salati, Kreeka salati. Hämmastav on see, et kõik see muu on sinna samamoodi nagu Eestiski, aga see juustutükk pannakse siuke suur kärakas sinna peale. Keegi sellest kuubikud ei tee. Mina võtsin, mis selle nimi oli, mis ma võtsin? Küüros või? Ühesõnaga, see on nagu mingisugune kuidas seda nimetada? Kebaabi moodi, jah. Ja väga hea on üldiselt. Midagi ei ole viga. Siis ennem seda toodi meile nii palju igasugust tasuta kraami siia laua peale, et me oleksime võib-olla võinud söömata päris jättagi. Siin taldriku peal olid... Mingid kala, ma ei tea, äkki olid sardiinid. Äkki olid mingid sardiinid. Ja. Siis peale selle toodi see väike pudel oli napsu. Aniisi napsu, sellega on niuke nali, et kui seda kallad klaasi või pitsi ja vett peale, siis läheb äguseks. Pidi olema nende... Me jõime juba ära või? Me jõime ära, enam ei ole näha. Pidi olema nende see rahvusnaps. Siis võtsin ühe majaveini, pool liitrit. Toodi sellise roosa topsikuga. Ja klaasid on siuksed. Ja päris hea vein on. Ja siis oli oliivid on siin kividega ja õudselt head. Oliivid kividega õudselt head. Ja sul oli see kanavärk, et see ole. Ja noh, siin kus on ikka siuke sai toodi ka laua peale, see toodi kõigepealt. Saia toovad teised mehed. Saia ei too see päris mees. Aga siis on meil siin üks külaline, kes arvab kogu aeg tegelikult,
et tema on ka teeninud ära igasuguseid asju. Anname talle siis, anname talle selle tüki, seda niikuinii sööb. Nägid? Tasus ära su ootamine. Vaat nii. Aga üldiselt meri on siin samas 3 meetrit, Anu muidugi nuriseb, et me oleks pidanud sinna päris äärde istuma, aga siis oli seal päike, et siis oleks olnud 0,5 meetrit. Okei, no nüüd tuli teine kass veel, kurat, siin on ju näha, et siit hakkab midagi pudenema. Vaat nii, et siukene elamus siit ka veel siis juurde õhtuks. See on nüüd see kindluse sisehoov, ehk siis see väiksem kindluse osa. Et see ümber oli siuke väliskindlus ja siin on siuke torn, see näeb nagu olevat minu arust kas siis mingi uuem ehitus. Seal kuskil oli lugeda, et 1.–2. sajand oli kirik tehtud järelikult, ta on eri ajastutel ehistatud. Kuna siin neid suurtükke ka on välja pandud, siis võib arvata, et siin on veel ka hilistel aegadel midagi toimuda, aga üldiselt on juttu on vähe ja materjali on vähe. Siin on nüüd nende vee oilad sisteern. Selle kohta on mingi jutt. Ei vitsi praegu lugeda. Siin tundub on üks tegutsev kirik ka veel. Et siit saab sisse minna. Siin kuskil märki ei ole, et küll mida ei või. Et selline see Rooma katoliku värk siis välja näeb. Nüüd oleme Olümpose mäe jalamil, seal pilvede sees on see Olümpose tipp, aga ta ei paista. Ja 2900 või mis ta on, peaks ta kõrge olema, siit mingi külg on näha. Ma ei tea, kas ma võtan praegu seda kohta, kust nagu hakkab kõrgemaks vist minema. Aga kus ta täpselt on, niimoodi nad näitasid, et seal on need kohalikud. Siin on siuke parkimise koht tehtud, kus saab siis autot parkida ja vahtida ja pilti teha. Nüüd oleme siin vana Dionysose kloostri õue peal. See on siis 1543 või mis ta siin oli, või 7, üks nendest on ta moodustatud, siis ta on palju kordi ära lagunud ja siis on teda jälle taastatud. Nüüd on ta ka praegu on ta ka niuke remondi järgus. Siin on niuksed uksed, kust sisse minna ei tohi. Et siin elavad ikkagi need ka, see sõit siia oli muidugi omaette show. Ja ma kardan, et me siit näemegi tegelikult, katsu, kas see uks on lahti või? See on kirik, see peaks lahti olema. Ei ole. Siin on allikas nagu näha. Ja, siin on ka nüüd see nende osa, aga paistab, et nii kui kõik normaalsed inimesed, nii ka mungad on sellise palavusega peidus. Siin on kirik, kus saab sisse uksest. Jah, see on ikka jah. Siin on remontida küll võimalik teda. Ei ole. Näe jälle, kus nende oma eluruumidesse ma näen jah. Siin ei ole keelatud filmida ega pilti teha. Ahah, nägid. Pannakse küünal. Kellele sa paned selle küünla siis? Tervelt kuju jooksime. Jah.
mis see on siin väike kamber ka niukene? Ega see mingi pihitool ei ole või midagi, ei tea. Ma ei tea, et oleks Kreeka katolikul oleks pihtimist. See on püha Dionüüsose haud on see. Järelikult tema on siia kasti maetud. Jah, täpselt. Ja seda kulda ja karda on siin kõvasti. Nüüd leidsid või? Marko esineja. Paust, hoolipaust. See on puunikerdus või? Jah. Puitnikerdus siin taga on ka veel mingisugune. Väga nuhke tikand. Okei. Seda moblat sul ka ei ole kaasas või? Mul ei ole midagi. Oota, moblat. Mul tegelikult on kaasas küll. Me oleme praegu ühes Serbia hotellis. Suke Serbia nänn on ka siin taustaks. Sellise kena hotelli leidsime, kus on bassein. Taga on veel mingisugune, ma ei tea, mis fitness-ruum, aga seda me ei saa nii õhtul hilja tarvitada enam. Tellisime siin mingisuguseid rahvusvahelisi või neid rahvuslikke sausitseid. Ja saab siis näha. Praegu meil pole siin eriti midagi laua peal. Tellisime veidike siis rahvustoitu ka ja toodi meile siis juustu, kreemjuustu. Et see on see. Ja see tundub siuke, kuidas öelda, mitte päris kohupiim. Siis on neil rahvusvorst, oli vist panina või? Mingisugune rahvusvorst, mis on tõsiselt, ta ütles, et little bit spicy ja little bit chili. On ikka päris rohkem kui little bit. Päris hea on jah, seda küll peab ütlema. Ja siis on mingi koduvein siin neil, või mitte kodu, vaid majavein või midagi selkest. Et ka niukene, okei, Markus siin sõi veel pannkooki mee ja pähklitega. Kuidas sulle tundus? Päris hea. Oli ikka? Aga sa tahtsid ju šokolaadiga. Sa arvad, et šokolaadiga oleks parem võtta? No võt, nii ei saa. Nii ei saa. Rallit sõita. Okei. Hommik Serbias. Serbia hotellis olime siin. Viietärni hotell kõik puha. Polnud viga ka, oli päris ikkagi hea, sest et all oli tõesti bassein ja ainuke, mis oli jälle muidugi arusaamatus, me tahtsime tellida ühe portsu vorsti 3 peale, aga pandi 3 portsu, siingi või juustuga samamoodi. Nii et siukene see siin on. See Serbia elu, nüüd lähme veel sööme hommikust ära ja paneme edasi. Palatoni järve ääres oleme nüüd veepargis. Ilm on inimlik, ütleme. 25-26 kraadi on. Ilma siit väikest ei ole. On soo ja mida ma siis sinust küll ja mis ma tahtsin öelda. Oleme nüüd viimane üritus, mis meil on siin ennem koju sõitu on Palatoni järve ääres veepark.
et välisvaadet on siit näha ja ilm on selline 25-26 kraadi ja päris hea on olla, ei ole palav. Siin on nüüd sisemine osa, välimine osa, saunad isegi ja no ma ei oskagi rohkem midagi öelda. Markus on siin paar tükki ära proovinud neist, ütles, et päris head on. Ja no ongi kõik enam-vähem. Üks viimaseid filme, mis me siin teeme veel, on ka see, et traditsiooniline söögikoht, kus me Balteesert siis alati šašlõkki sööme, kui koju minemas oleme ja noh, nüüd oleme siis jälle siin. Jah, ega muud siin ei oskagi öelda, ilm on ka ilus ja saab väljas olla ja vihma ei saja ja päikest ei ole. Nii et kõik on kõige paremas korras. No veerand 10 õhtu ja oleme tagasi enam-vähem elusalt, nii et täna on meist, see on 28 või? Jah. See on minu oma, see on arvuti. Et koer on seal nagu pöörane. Arvab, et kuidas sa koeraga oled hakkama saanud? See on meil nüüd see kingituste laud nii-öelda. Taga on võimas patarei alkoholi, aga need on kõik ajalooga asjad nendest, see ei ole ka. Üks viimane on hoopis mitte alkohol, vaid on oliiviõli. Aga no nende kohta saab hiljem rääkida. Siis on meil kohustuslikud amforad siin. Selline. No see on ilus, see on tõsine käsitöö. See on käsitöö. Siis on õllekann, kuna me õllekannu siin ju korjame. On ka taadrik üldega korjame, mingi õllekann on siin veel. Siis on neid magneteid siin. Need on enam-vähem ära mõeldud, kellele lähevad. No minu arust on vähe siin asja, siin meil oli veel neid rohkem. Või mis sa arvad? No üks asi saab veel näidata poisi särki. Poisil on selline särk ka, Kreeka värk kõik. Oot, ära nii kiiresti kirjuta. Nii, seisa nüüd paigal. Näed, selline särk. Kõik kirjad peal ja no neid särke on poisil 3 tükki tegelikult. No nii, ja kui hakkad vaatama ongi kõik, ega siin rohkem väga palju ei olegi midagi. No tak. Okei. Delfis nüüd tuleb siis, aga paistab, et midagi ei saanud, Anu käis otsimas neid suveniire. Laua peale ta midagi siin sai ja tõi. Mina istun siin, joon õlut. Mina jõua sinna mäkke ronida. Ja poiss tuli ka. Poiss tuli ka siia. Niuke see Delfi siin välja läheb. Tegelikult on ta ju jumala kiht linnakene on see Delfi. Seal paistab isegi merejupp ja võt siuke värk. Mine vaataks selle ääres ei olnud äkki suve. Oleme nüüd mere ääres. Üks kindlus on siin. Kindluse varemed. Ja siis on siit üliilus vaade. See, mis sinna pilvedesse jääb, on tõenäoliselt sinna taha jääb Olümpose mägi. Aga seda kuskil ühtegi viita pole, aga me kaardi pealt vaatasime, et umbes seal peab ta olema. Ja seal on pilved. Et see on päris niuke suur kindlus siin. Aga varemed, seal 2 eurot oli pilet. Siia üles ronimine oli ka, tulime põhimõtteliselt sellelt tasapinnalt, kus autod sõidavad. Et esimese hooga ma arvasin, et ei tea, kas ma ikka üldse saan siia ülesse. Aga nüüd ma siin olen. Ja siis meil on üks ring siin vaja teha. Ma ei tea, kas siin siis mingi muuseum ka on rohkem kui see varemed. Tundub, et see pikk suurtorn on seal sellises heas korras, et seal võib midagi isegi sees olla. Panin selle filmima, et me sõidame Olümposele praegu, me oleme tegelikult juba Olümposel. Meil tehti selgeks, et me ei pea päris tippu minema, et saaks öelda, et me oleme Jumalate mäel ära käinud. Ja siit läheb ikka paras kitserada küll. Sinka-vonka ja seal üleval on siis vana Dionüüsose klooster, me läheme sõidame selle juurde. Mul oli löödud sisse siia selle punktina oli löödud uus klooster. Ja see uus klooster, sealt me oleme juba möödas. Ja no siit on nii kõrgel me pole vist käinud. Me oleme pilvede sees, jah, ja siit alla vaatad, siis on pilved. Et ma ei tea, sealt on siis võimalik, selle kloostri kandist on siis võimalik
minna kõige kõrgemasse tippu ka ja see pidi võtma siis jalakäimist 7 tundi. Ma ei tea, kas see edasi-tagasi 7 või siin oli üks infopunkt, ma sealt siis küsisin ja uurisin. Et selles mõttes jah, põnev värk. Käime siis seal. Aha, siin hakkavad juba puud ka väiksemaks jääma veel. Veel ei hakka veel. Okay. Üks buss tuli vastu natukese aja eest ja päris kehva oli tast mööda pääseda. No siin on vaate ja nautlejad. Ta tahad vaadata või? Ei taha praegu võib-olla tagasi tulles. Oi, siin on pilved ju. No, siin on veel neid vaatlejaid. Teeme peatus ära. Kõik peatuvad siin. Stavros. Seal on üleval mingi potka, et mis toopis on seal. Arvad? Okei, tegime mõned pildid alla ja nüüd sõidame siis edasi. No, ma ei tea, siin on vist mingisugune toidukoht toodupolevat. Kõik on näljased, aga meie ei ole, me sõime natukese ajastust jäätist. No nüüd ma olen natuke nendest pilvedest nüüd läbi ja nüüd hakkavad need tipud, mis sealt maa pealt enam ei paistnud. Need hakkavad nüüd nagu paistma tõenäoliselt. No, see on nüüd siis sportlane, kes läheb. Näe, seal on nüüd suht kõrge. Veel on pilved. Aga lumiseid ikka veel ei ole. Tegelikult peaks ju olema lumini tipud lumised. See on ka muidugi, see klooster on ka meie Kreeka reisi viimane huvipunkt, mis me Kreekas siis vaatame. Selles mõttes ja seda ma küsisin ka muide, et kas sinna saab sisse ka kloostrisse, saab küll. Et siis saame vaadata, mis seal on. Aga okei, ma ei tea, kas mul on mõtet võtta seda rohkem, seda äkki tõusnud. Üks monk siin ka toimetab midagi, et oleks ikka aru saada, et on tegemist töötava kloostriga, siis võtsin muu väga peale. Et niisugune seis, aga jah, see sõitmine siia oli päris pikk, võttis päris palju aega ja see käimine siin ring võttis aega circa 5 minutit. Nii et kui mõtelda nüüd efektiivsuse seisukohalt, siis muidugi efektiivne see eriti ei olnud. Jah, neil on siin ikka puhta ära lagunenud kõik. Ja siin on isegi Kemps külastajatele vist paistab olevat. Võt niuke värk. Üks asi veel, et kui siia sisse tulevad naised, siis neil peavad olema seelikud seljas. Ja kellel ei ole kleiti või seelikut või asja, siis siin on siuke väljanäitus. Siit saab seda valida. Siin on igasuguseid ruudulisi, lillelisi. Üks on enam kui teine. Võtad, paned selga ja käid ära. Pärast paned tagasi. Võt nii. Aga jah, siis vist kõik selle kohta. Et siit kloostrist väljas on nüüd, siin on see pilt, milline see Olümpas siin välja näeb, siuke tõsine järsk sein on ta küll. Ja siis on sellised tipud. Et võt ei oska teda kaardiga siduda, milline see kõige kõrgem on. Sellel oli ka teine nimi, tema nimi ei olegi Olümpas. Tal on mingi Mitius või midagi niisugust. Vot, pilt on muidugi vägev.